Möödunud nädala looduslikutest anomaaliatest, mis toimusid 9. kuni 15. aprillini, said järjekordseteks kinnitusteks tuttava maailmapildi mõranemisele. Seal, kus peaks juba soe olema, tuiskab lund. Seal, kus on tavaliselt jahe, on sama palav kui südasuvel. Orkaantuuled hävitavad linnu, inimesed lämbuvad tolmutormidest ja saak hukkub ootamatute külmade tõttu. Hävitatud majad, sadu hukkunuid, miljoneid vigastatuid. Kõik üksikasjad edasi väljaandes. Hiina. Alates 10. aprillist Hiinas on toimunud enneolematu looduskatastroof. Tugeva tuulega tormid, liivatormid ja paduvihmad koos rahega on tabanud suurt riigiala. Põhja-Hiina on sattunud katastroofi keskmesse. Ligi 500 meteoroloogiajaama üle riigi aprillis lõid üle suurima tuulekiiruse rekordid. Häving oli eriti ränk Hebei ja Henani provintsides. Tuulekiirus ulatus siin 15 pallini, mis ületab 46 meetrit sekundis. Linnades valitses täielik kaos, hoonetelt maha rebitud katuseid ja aknaraame, tänavad olid täis prahti, rebenenud juhtmeid, klaasikilde ja muud prügi. Pekingis registreeriti 45,8 meetrit sekundis puhuva tuuleilu, mis on võrreldav teise kategooria troopilise orkaaniga. Linnas langes maha üle 800 suure puu ja lõhutud sadu autosid. Alla 50 kilogrammi kaaluvatel inimestel soovitati õue mitte minna, kuna tuul võis nad minema lennautada. Elemendid halvasid transpordikommunikatsioonid. Kogu riigis tühistati enam kui 3200 lendu. Samuti peatati rongiliikluse, sealhulgas kiirraudteeliinidel. Tugev tuul vallandas liivatorme. Sise-Mongoolia, Xinjiang, Ningxia, Gansu ja teised piirkonnad sukeldusid taevast katvasse paksu kollasesse liivaloori. Nähtavus langes kriitilise tasemeni, samas kui liiva ja tolmu kontsentratsioon õhus, vastupidi, ületas kõiki näitajaid. Pealtnägijate sõnul inimesed olid sunnitud isegi maskides magama. Torm kiiresti levis Hiina lõuna ja idaossa, jättes piirkondi elementide hävitava mõju alla. Anhui provintsis puu kukkus elektrijalgrattaga sõitnud naisele peale. Kahjuks ta suri saadud vigastustesse. Äkiline hiidrahetorm Nanningi linnas Jiangsu provintsis põhjustas kahju suurele hulgale sõidukitest, infrastruktuurile ja põllumaadele. Ja Jiangxi provintsis Nanchangi maakonnas oli tolmutormi õhusaaste 82 korda kõrgem kui WHO soovitatud tase, mis on väga haruldane selles piirkonnas. Lõuna-Korea. Põhja poolt saabuva tsükloni mõjul ilmastikuolud Lõuna-Koreas ootamatult muutusid. 12. aprillil ulatus temperatuur paljudes piirkondades peaaegu +25 soojakraadini ja järgmisel päeval läks järsult külmemaks. Soulis langes termomeeter hommikuks +1,1 kraadini, samas kui tugeva tuule tõttu oli tajutav temperatuur -2,4 kraadi. Pealinnapiirkond sattus ka kõrge tolmusisaldusega tsooni, mille tõi endaga kaasa tuul Hiina ja Mongoolia kõrbetest. Kuid Souli elanike jaoks oli kõige šokeerivamaks lumi, mis langes maha nii hilja aprilli keskel. See juhtus esimest korda 118 aastat kestnud meteoroloogiliste vaatluste jooksul. Lisaks külmale õhule, vihmale ja lumele tõi tsüklon osadesse linnadesse ka 30 meetrit sekundis puhuva tuule. Ta kiskus välja puid koos juurtega ja lükkas maha reklaamtahvleid, tekitades ohtu jalakäijatele ja sõidukitele. Venemaa. 13. aprillil halb ilm haaras enda alla ka Primorski kraid. Lasovski rajoonis sadas 12 tunniga maha kuni 44 mm sademeid. Peamise hävingu põhjustas aga orkaanituul, mille kiirus Vladivostokis ulatus 29 meetrini sekundis ja Peeter Suure lahe neemel 39 meetrini sekundis. Tuul rebis maha katuseid, lõhkus piirteid, langetas puid ja teeditasid. Kahjustada said hoonete fassaadid. Umbes 9000 piirkonna elanikku jäi elektrita. See aga pole tänavu esimene kord, kui Siberis on ebasoodsad ja ebatavaliselt palavad ilmad. Alates 12. aprillist piirkonna lõunaosas on purustatud palju temperatuurirekordeid, mõned neist esmakordselt aastakümnete jooksul. Tšemali külas 13. aprillil õhk soojenes seni mõeldamatu 31,7 kraadini Celsiuse järgi, mis on ligi 22 kraadi üle normi.
Esimest korda kogu vaatluste ajaloos äärmusliku 30-kraadise leitsaku registreeriti Siberis nii vara, aprilli esimesel poolel. Isegi öösel oli ebanormaalselt soe. Näiteks Omskis 11. aprillil oli sellele ajale omaste miinuskraadide asemel üle +13 kraadi sooja. 12. ja 13. aprillil Novosibirskis sai purustatud päevaseid soojarekordeid, õhk soojenes 26 kraadini. Väärib märkimist ka see, et alates märtsi lõpust siinne õhutemperatuur pidevalt ületab klimaatilisi norme. 14. aprillil Abakani linnas ületatud päevarekord oli korraga 6,5 soojakraadi võrra kõrgem. Sellisest looduslikust anomaaliast üllatunud inimesed tegid pilte desärkidest ja lühikestest ükstes veel paljaste puude ja jääga kaetud veehoidlate taustal. Samal ajal riigi lõunaosas oli ebanormaalselt külm. Pärast peaaegu suvist märtsikuud ning Krasnodari krais, Stavropolis ja Adõgeas temperatuur tõusnud +20 soojakraadini. Ootamatult taas saabusid pakane ja lumesad. Mõnes Adõge ja Vabariigi piirkonnas ulatus lumehangede kõrgus 36 cm. See on nende kohtade jaoks uskumatu nähtus. Venemaa lõuna- ja keskosa tabanud ootamatult külmad tegi põllumajandusele märkimisväärset kahju. Aprikoosi, virsiku ja kirsisaagi kadu võib ulatuda 40%. Tadžikistan. 13. aprillil Tadžikistanis Rashti piirkonnas toimus maavärin magnituudiga 5,9. Sajad hooned said kannatada ja 94 elamut hävis täielikult. Kahjuks suri 3-aastane laps, kes mattus majaseina rusude alla. Päeva jooksul oli 3 järeltõuget, mille magnituudid olid suuremad kui 3. Maavärinat oli tunda ka naaberriikides, Usbekistanis, Kõrgõzstanis ja Kasahstanis. Türgi. Võimas külmafront on põhjustanud järsu külmalainet, lumesaju ja tugevaid torme vähemalt 25 riigi provintsis. Aksarei linnas mõne päevaga temperatuur langes +26 soojakraadilt -3 kraadini Celsiuse järgi. Istanbul võttis enda peale tormi suurimat lööki. Torm rebis maha katused ja langetas puid. Tuulejärsk nihe viis selleni, et lennukid mõlemas linna lennujaamas ei saanud maanduda, riskides sattuda kütusepuuduse tõttu hädaolukorda. Riigi pealinna Ankarat kattis üleöö lumekihiga ja tuulekiirus seal küündis 60 kilomeetrini tunnis. Lumesadu mõjutas Anatoolia kesk- ja lääneosa. 13. aprillil Kastamonu provintsi Auli piirkonnas lumepaksus ületas 50 cm ja mägikülades lähenes see näitaja 80 cm. Autod jäid lumme kinni ja transpordiliiklus provintsis oli halvatud. Riigi peamised põllumajanduspiirkonnad said kannatada. Kohati langes temperatuur -15 kraadini. Põllumajandusministeeriumi teatel sai riik läbi ajaloo ühe laastavaima külma. Eriti rängalt kannatas sarapuupähkel, Türgi peamine eksporditoode, mis toob riigile aastas umbes $2 miljardit tulu. Väärib märkimist, et Türgi on maailma suurim selle pähklitootja, moodustades 3/4 maailma kogutoodangust. Malatja provintsis on külmad aprikoosistandustele tõsist kahju tekitanud ning kahjusid hinnatakse $100 miljonitele. Ja Manisas on rohkem kui 75% viinamarjaistandustest kahjustatud. Kannatada on saanud ka Kreeka pähklid, mandlid, päevalilled, kartul ja dekoratiivkultuurid. India. India põhjaosariigid on sattunud silmitsi surmavate tormide traagiliste tagajärgedega. Vaid ühe päevaga on tugevate vihmasajude, üleujutuste ja pikselöögide tõttu hukkunud vähemalt 102 inimest. Kõige rohkem ohvreid registreeriti Bihari osariigis, kus katastroof nõudis 82 inimese elu. Ebatäiusliku katastroofihoiatussüsteemi tõttu ei jõudnud hoiatused läheneva tormi kohta maapiirkondade elanikeni ning elementide mööl tabas neid põllutööde ajal. Kahjuks tõi see kaasa nii suure hulga ohvreid. Elemendid põhjustasid tõsist kahju osariikide energiasektorile ja infrastruktuurile. Delhis puhkenud torm ja tolmutorm põhjustasid Indira Gandhi rahvusvahelises lennujaamas lendude tühistamise ja hilinemise, mistõttu tuhanded reisijad jäid hätta. Tugev torm põhjustas laastamistööd ka naaberriigis Nepalis, äikese ja tugevate vihmade tõttu hukkus vähemalt 8 inimest. Iraak. 14. aprillil tekkis Saudi Araabia põhjaosas tugev tolmutorm, mis kattis riigi lõuna- ja keskosa.
Päev muutus ööks, kohati oli nähtavus 0. See tõi kaasa liiklusõnnetusi ja häiris mitme rahvusvahelise lennujaama tööd. Kõige rohkem mõjutas aga inimeste tervist tolmutorm. Ühe päeva jooksul pöördus lämbumise tõttu arsti poole üle 3700 inimese. Paljud neist, sealhulgas lapsed, viidi haiglasse. Katastroof mõjutas ka naaberriike Iraani ja Kuveiti. Iraanis Khuzestani provintsis oli 15. aprillil kuni 10 mikromeetri suurune saasteainete kontsentratsioon õhus kohati 67 korda suurem lubatust. Kuveitis registreeriti üle 80 kilomeetri tunnis tuulepuhanguid, mis põhjustasid mõnes riigis elektrikatkestusi. Tänapäeval, mil üha rohkem inimesi on tunnistajaks üha suurenevatele loodusõnnetustele ja anomaaliatele, paisatakse meediaruumi jätkuvalt väärinfot. Meedia ei selgita süvenevate looduskatastroofide põhjust. Meile ei näidata olulisi fakte. Ja mis kõige tähtsam, nad vaikivad ka sellest, et juba on olemas lahendus, mis suudab peatada edenevad kataklüsmid ja hoida ära halvima stsenaariumi. Selle asemel meid uinutatakse lausetega. Seda on varemgi juhtunud. Siiani on kõik normipiirides. Midagi kohutavat ei toimu. Kunagi ammu võis selliseid jamasid lihtsalt ignoreerida. Kuid täna enam mitte. Täna on hind liiga kõrge, sest kaalul on kogu inimkonna tulevik. Miks paljud inimesed toimuvat nähes jätkuvalt usuvad neid muinasjutte? Kas nad tõesti arvavad, et see neid ei puuduta? Kas nad elavad teisel planeedil? Kõigil on ju lähedased, pered, lapsed. Adekvaatne inimene, olles saanud teada ohust, annab info edasi ja otsib väljapääsu. Kui tahame kaitsta elu planeedil, peame rääkima reaalsest ohust otse, globaalsetest, geoloogilistest ja kliimamuutustest, maa sügavustes toimuvatest protsessidest. Paljud inimesed tunnevad end jõuetuna, justkui ei sõltuks neist midagi. Kuid nii see pole. Miljardite inimeste elud sõltuvad igaühest meist, sealhulgas ka nende elud, keda me kõige rohkem armastame.